Järjekordse Genfi looga edasi lähme. Täna meil räägime Seat Ibizast, mis on täiesti uuel autonäitusel ette võetud. Ja kusjuures, kui me tavaliselt räägime autodest, mis lähevad väiksed autod järjest kõrgemaks ja järjest linnamaasturlikumaks, siis sellel autol on täiesti vastupidi. Jah, tõsi ta on, et uus Ibiza on nüüd lõpuks väljas ja erinevalt paljudest konkurentidest, kes üritavad autoruumikust kasvatada kõrguse arvelt, on sealt läinud teist teed, et minna kaasa oma sportliku joonega. Et seetõttu on kasvatatud auto teljavahet 9,5 sentimeetrit, mis viib selle auto jalaruumi võrreldavaks klassi võrra suuremate autodega. Ja samamoodi on kasvanud auto laiuses 8,5 sentimeetrit, mis annab ka kõvasti õlaruumi juurde. Nii et võib väita, et väike auto, mis on võrreldava mahutuse poolest klassi võrra suuremate autodega. Kas ta siis lähebki järgmisse klassi või ta ikkagi jääb sinna oma segmenti, sest et ütleme, juhtub harva, et üks auto kasvab nii palju, et teda hakatakse järgmise klassi autoks kutsuma? Jah, tõsi ta on, et oma segmenti ta ikkagi teab, aga võib kindlalt väita, et ta jääb oma segmendi üheks suuremaks autoks. Mille arvelt see kasv tuleb, et kui ikkagi kõik asju suurendada, siis peab midagi kannatama ka või pigem mitte? Ei, vastupidi, et antud juhul on lihtsalt sellega tegemist, et Volkswagen Grupis esimesena Seat sai oma kasutusele siis uue väikeauto platvormi enne Volkswagenit, enne Škodat, enne Audit ja selle tõttu ongi nüüd võimalik seda teljavahe kasvatada seeläbi, et auto välismõõtmed on tegelikult isegi 2 millimeetrit väiksemad ja pakiruumi maht on seal juures viidud 355 liitrini, mis on 20% suurem kui eelmisel mudelil. Mis selle auto veel plusse võiks olla, et räägime siin mootoritest, tõenäoliselt saab ka sinna selline väike 1-liitrine mootor kõige üks populaarsemateks? Ja kindlasti, et mootorivalik ajas laieneb, algab ta tõepoolest täna 1-liitrise mootoriga, mida saab siis 3 erinevas võimsuses ja lisandub lähitulevikus siis bensiinimootorite rivist 1,5 uus turbomootor 110 kilovatti. Aga selle auto puhul kindlasti, kuna tegemist on Seatiga, siis üks väga oluline asi on kindlasti ka välimus. Ja harva juhtub ka seda, et auto pole veel müügile jõudnud, aga juba on ta auhinnatud Red Dot disaini auhinnaga 2017. Ma kujutan ette, et sellele autole natuke võimsam mootor peale panna või panna visuaalselt see FR-pakett juurde, siis ta on ikkagi päris selline rakett. Jah, et kui seda autot nüüd vaadata visuaalis, siis ta näeb nagu väga dünaamiline ja kiire välja seda ka seistes. Kuule, tavaliselt räägitakse ikka, et kui autonäitusele autot näidatakse, siis paar kuud minimaalselt, maksimaalselt siin 3 aastat mõni auto on läbi aegade tulnud isegi. Kaua selline auto nüüd tehasest teie salongi ju? No me ootame nüüd hindu, ma usun, et me hinnad saame reaalselt maikuu alguses ja siis saab kohe neid autosid ka tellima hakata ja esimesed demoautod on siin juuni alguses. Tegelikult, kui me praegu räägime autost, mis alles näitusel oli, siis ega vist ei ole ka inimesed kohe järgmisel päeval teil ukse taga, et andke nüüd? Seda mitte jah, et eks eestlane on selline rahuliku meelega ja võtab natukene aega enne, kui ta käivitub. Kui üldse panna Ibiza praegu siin müügitabelitesse, siis Seatil on ju mudelivalikud küll ja küll, alles rääkisime ATK-st ka meie kuuautorubriigis, siis kui populaarne see Eesti inimese seas on, sest et mida lõuna poole lähme, seda rohkem ju inimesed armastavad väikseid autosid. Jah, tõsi ta on, et tegelikult Seati puhul on Ibiza olnud siis väga oluline mudel, et on läbi aegade olnud selline mahu ja volüümi mudel, aga enne seda kõike siis Kesk- ja Lõuna-Euroopas. Et Eesti inimene on hästi praktilise meelega ja ta hindabki, et auto oleks ühtlasi ka pereauto. Ja kuna senine Ibiza ja pereautone natukene pisikeseks on ju, siis sellise auto nagu ostjaskond Eestis oli suhteliselt pisikene. Et see on pigem siuke 2+1 inimest. Aga et uue Ibiza nagu teljavahe ja mõõtmete kasv just viibki ta uude sektorisse, et kindlasti tuleb sealt ka meil uusi kliente, kes saavad teda võtta kui pereautot. Kui palju üldse teiega müügiinimeste etteheite, mitte etteheite, ei saa öelda, aga ettepanekud kuulavad tehased autotootjad, et kuulge Eestis tahaks inimene võib-olla natukene suuremat autot, et nüüd viisigi teljavahe suuremaks? Seda vaevalt, et nüüd eestlaste arvamusi nii väga arvesse võetakse, aga ilmselt see trend on ülemaailmne, et inimesed tahavad tegelikult kompaktset autot, mis oleks ruumikas, sõidaks hästi, oleks turvaline, ökonoomne ja mugav, et seda kõike uus Ibiza on. Ma ei tea, kas me siis hakkame mingit kuupäeva välja lubama, millal võiks Eestisse see auto jõuda? No, ma usun, et see on juuni esimene nädal.